Tere! Olen Karin Liibert ja annan teile ülevaate alkoholi aktsiisideklaratsiooni ja laoseisu liikumise aruande täitmisest ja esitamisest. Kellele on teematutvustus mõeldud? Teematutvustus on mõeldud eelkõige aktsiisilao pidajatele, kes alles alustavad alkoholi tootmisega või juba tegelevad selle. Täna räägin perioodilise aktsiisideklaratsiooni ning laoseisu liikumise aruande täitmisest ja esitamisest. Mis on alkohol? Alkoholi liigid on vein, õlu, kääritatud jook, vahetoode ja muu alkohol. Alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, lühend on ATKES, paragrahv 12 tähenduses. Õlu on jook, mille etanoli sisaldus on üle 0,5% ja see võib olla ka näiteks 8%. Õlle etanoli sisaldusel piirangut ei ole. Vein, valmistatud ainult viinamarjadest, mille etanoli sisaldus on kuni 6% kaasa arvatud ja üle 6% kuni 18%. Kääritatud jook on õllest ja veinist erinev. Nendeks toodeteks on siider, marja- ja puuviljavein, näiteks õunast, pirnist, rabarberist ja muust taolisest, mille etanoli sisaldus on kuni 6% kaasa arvatud ja üle 6% kuni 15%. Vahetoode on selline toode, mis ei liigitu õlle, veini ega kääritatud joogi alla. Nendeks toodeteks on aromatiseeritud, näiteks vermut või kangendatud viinamarja veinid, näiteks portvein, mille etanoli sisaldus on kuni 22%. Juhin tähelepanu, et vahetoode ei ole tootmises olev pooltoode, vaid see on eraldi alkoholiliik. Pooltoode on tootmise vaheetapis olev alkoholisisaldusega toode alates 1,2%. mis ei ole veel lõpptarbimiseks valmis, näiteks kusagil mahutis. Muu alkohol, piiritusel põhinevad joogid ja kokteilid, näiteks liköör, viin, konjak, brändi, rumm, mojito, negroni ja muu selline. Nii alkoholi aktsiisideklaratsioonil kui ka aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruandes esitatakse andmed alkoholiliikide lõikes. Ja alkoholi aktsiisimäär sõltubki alkoholi liigist. Kes on aktsiisilao pidaja? Mis on aktsiisiladu? Aktsiisilao pidaja on isik, kellel on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tegevusluba, mille alusel on tal õigus oma aktsiisilaost toota, ladustada, vastu võtta ja lähetada aktsiisikaupa. Aktsiisilao pidaja number koosneb 13 sümbolist. Aktsiisiladu, Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tegevuskoht, kus aktsiisikaubale kohaldub ajutine aktsiisivabastus ja aktsiisikaupa võib seal ladustada piiramatu aja jooksul. Ehk siis seni, kuni aktsiisikaup on aktsiisilaos, sellelt kaubalt aktsiisi tasumise kohustust ei teki. Ja aktsiisilao pidajal võib olla rohkem kui üks tegevuskoht. Tegevuskoha number koosneb 13 sümbolist. Millal tekib aktsiisilao pidajal aktsiisi tasumise kohustus? Aktsiisilao pidajal tekib aktsiisi tasumise kohustus siis, kui alkohol viiakse aktsiisilaost välja. Näiteks toimetatakse aktsiisilaost kauplusesse või hulgilattu. Ja sellisel juhul tuleb sadessüsteemis esitada T2 saateleht. Samuti tekib aktsiisi tasumise kohustus siis, kui avastatakse puudujääk, kuid sellisel juhul saatelehte ei koostata ega esitata. Aktsiisilao pidaja deklareerib tekkinud maksukohustuse kord kuus. Eelmisel kuul tekkinud maksukohustus tuleb deklareerida aktsiisideklaratsioonil ja tasuda aktsiis järgmise kuu 20. kuupäevaks. Näiteks, kui 9. aprillil on kaup aktsiisilaost tarbimisse lastud, esitatud sadessüsteemis T2 saateleht
siis tuleb need kogused deklareerida aprillikuu aktsiisideklaratsioonil, mis tuleb esitada 20. mail ja tasuda siis ka aktsiis. Alkoholi tohib aktsiisilaost välja saata üksnes siis, kui sadestsüsteemis on tehtud elektrooniline saateleht. Aktsiisideklaratsioon. Aktsiisilao pidaja esitab perioodilise aktsiisideklaratsiooni koos alkoholi liikumise ja laoseisu aruandega. Ja see tuleb samuti esitada 20. kuupäevaks. Ja laoseisu aruanne ja aktsiisideklaratsioon tuleb ka esitada siis, kui laoseis on ka 0. Ehk siis, kui te pole veel alustanud alkoholi tootmisega, kuid teil on väljastatud aktsiisilao pidaja tegevusluba. Mis on aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruanne? Aruande vorm ja täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega. Aruandes deklareeritud andmete alusel esitab aktsiisilao pidaja perioodilisel aktsiisideklaratsiooni. Aruanne võimaldab kontrollida, kas deklareeritud aktsiisikauba kogus vastab ikka tegelikule kauba liikumisele ja laoseisule ja samuti aitab see tuvastada võimalikke erinevusi, näiteks aktsiisilao pidaja enda lao arvestusega ja vältida seeläbi ka eksimusi. Kus saab esitada alkoholi aktsiisideklaratsiooni ja laoseisu liikumise aruannet? Kõigepealt ettevõtte esindaja annab Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas töötajatele volitused. Pärast e-EMTA-sse sisselogimist tuleb menüüst valida seaded, pääsuõigused, esindajate pääsuõigused ja aktsiisideklaratsioonide haldamine. Samuti on võimalik lisada AKLA pääsuõigusi. AKLA on aktsiisikaupade liikumise andmete koondamise süsteem. Sellest ka hiljem natukene. Aktsiisideklaratsioon tuleb esitada e-teenuste keskkonnas e-EMTA. Selleks vasakul asuvast menüüst tuleb valida maksud, aktsiisid, aktsiisideklaratsioonid ja kõige lõpuks alkoholiaktsiis. Kuidas esitada alkoholi aktsiisideklaratsiooni? Kui eelnevalt on kõik valikud tehtud, siis klõpsa uus deklaratsioon. Kuidas alustada perioodilise alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmist? Aktsiisilao pidaja esitab perioodilise aktsiisideklaratsiooni. Valides üldandmed on võimalik valida üksnes need alkoholiliigid, mille käitlemiseks on aktsiisilao pidaja Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tegevusluba. Liikide valikud on eeltäidetud varem esitatud deklaratsioonide ning AKLA andmete alusel. Näiteks, kui aktsiisilao pidajale on väljastatud tegevusluba nii õlle, veini, kääritatud joogi ja vahetoote ja muu alkoholi käitlemiseks, kuid kui olete näiteks 3 viimasel kuul käidelnud ainult kääritatud jooki, siis kuvatakse teile automaatselt ainult kääritatud jook liikide valikusse. Ja aktsiisikauba liike on võimalik juurde lisada ja eemaldada. AKLA koondab aktsiisikauba liikumise andmed kõigist Maksu- ja Tolliameti vastavatest infosüsteemidest ning edastab need aktsiisilaopidaja alkoholi liikumise ja laoseisu aruandesse. Kuidas täita ja esitada alkoholi liikumise ja laoseisu aruannet? Aktsiisilao pidaja valib SAK-il deklaratsioon selle laoseisu aruande, mida soovib täitma hakata. Ühel aktsiisilao pidajal võib olla mitu erinevat tegevuskohta ja need numbrid väljastab Maksu- ja Tolliamet oma otsusega. Näiteks, kui alles taotlete aktsiisilao tegevusluba, on teil üks tegevuskoht, kuid tegevusmahu suurenemisega vajate aktsiisikauba hoiustamiseks või tootmiseks veel ühte tegevuskohta. Laoseisu aruande number
See on tegevuskoha number ja koosneb 13 sümbolist. Millistes mõõtühikutes tuleb alkoholi kogused esitada laoseisu ja liikumise aruandes ning aktsiisideklaratsioonis? Muu alkohol, viin, džinnliköör ja muu selline ja õllekogused märgitakse alkoholi liikumise ja laoseisu aruandes nii hektoliitrites kui ka absoluutalkoholina hektoliitri kohta ning aktsiisideklaratsioonis hektoliiter protsendini. Veini kääritatud joogi ja vahetoote kogused märgitakse alkoholi liikumise ja laoseisu aruandes kui ka aktsiisideklaratsioonis hektoliitrites. Erinevate alkoholsete jookide puhul sõltub aktsiisimäär sellest, millises mõõtühikus koguses deklareeritakse ja alkoholi aktsiisimäärad on toodud atkes paragrahv 46. Allpool on toodud ühikute teisendamine. Kuidas täita alkoholi laoseisu ja liikumise aruannet? Andmed aklast. Aruande vormi ja täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega number 8. Iga rea numbri ja nimetuse juures on i-nupuke. Sellele klikates avaneb kastike, millel on informatsioon vastava rea täitmise kohta. Näiteks ridadel 1 ja 1 algseis kuvatakse sama kogus, mis oli eelmise kuu aruande ridadel 7 ja 7.1 lõppseis. Valides laadiandmed aklast, sellisel juhul akla saadab erinevatest Maksu- ja Tolliameti süsteemidest Sades, EMCS, AES, Impulss ja Mais koondatud andmed aktsiisilao pidaja aruandesse 1 kord ööpäevas. Peamiselt kanduvad andmed aklast sissetuleku ja väljamineku ridadele 2 ja 4. Aktsiisilao arvestuses tuleb iga sissetulek ja väljaminek vormistada eelnevalt nimetatud MTA süsteemides, kus siseriiklik aktsiisisaate dokumentide haldamise elektrooniline süsteem on Sades, liikmesriikide vaheline aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem on EMCS, ekspordisüsteem on AES ja impordisüsteem Impulss ning maksumärkide infosüsteem on Mais. Ja maksumärgistada tuleb alkohol, mille etanoli sisaldus on üle 22% ning mis on villitud müügipakendisse alates 0,05 liitrist. Alati on vaja kontrollida, kas akla andmed vastavad aktsiisilao tegelikule liikumisele ja erinevuste tekkimisel tuleb need parandada. Kui aruanne on pooleli olekus või juba esitatud, tuleb pärast selle parandamist andmed aklast uuesti laadida. Vastasel juhul ei kajasta laoseisu aruandes õiged andmed. Kuidas täita alkoholi laoseisu ja liikumise aruannet ja mida täita käsitsi? Rida 2.4 maksustatud. See tähendab seda, et alkohol tuleb tagasi aktsiisilattu. Näiteks aktsiismakstud alkohol saadetakse kauplusest aktsiisilattu tagasi. Rida 3 tootmine ja rida 3.1 kaup tootmiseks. Juhin tähelepanu, et rida 3 ei hõlma rea 3.1 koguseid, et sellest järgneval slaidil. Rida 5.1 normatiivne kadu tekib tavaliselt alkoholi ümberpumpamisel, villimisel või mahutise aurustumisel ja see kooskõlastatakse maksuhalduriga juba siis, kui ta taotlete aktsiisilao tegevusluba. Rida 5.2 põhjendamata kadu, näiteks aktsiisikaup on riknenud ja hävitatakse. See kooskõlastatakse maksuhalduriga. Näiteks puudujääk, põhjendamata kadu, mis tekib inventuuri käigus. Ja sellisel juhul tekib aktsiisi tasumise kohustus.
ja rida 6.1 kvaliteet, kogus, mille aktsiisilao pidaja võtab ise analüüsideks või kasutab tootmisseadmete puhastamiseks. See kogus samuti kooskõlastatakse maksuhalduriga siis, kui isik taotleb aktsiisilao tegevusluba. Ja kvaliteet rida 6.1, siin ei koostata ühtegi aktsiisikauba saatelehte, selle märgib käsitsi. Mida märkida alkoholi liikumise laoseisu aruande ridadele 3 ja 3.1? Siin tuleb nüüd tähelepanu pöörata, pildi peal on ka toodud, on piirituse veerud ja muu alkoholi veerud. Nagu eelnevalt oli juttu, muu alkohol, viin, liköör, džinn ja muu taoline toode. Rida 3 tootmine, see siis on alkoholi kogus, mis on saavutanud lõppkanguse ning on mõõdetud taadeldud mõõteseadmega enne ühest mahutist teise pumpamist või enne villimist. Rida 3.1 kauptootmiseks on alkoholi kogus, mis on mõõdetud jällegi taadeldud mõõteseadmega ja mida kasutatakse teise aktsiisikauba tootmiseks, näiteks piiritusest viina, likööri või vahetoote tootmiseks. Allpool on toodud üks näide aktsiisilao tegevuskohas toodetud piirituse ja seejärel piiritusest viina tootmise kohta. Piirituse veerus, rida 3, hektoliiter ja absoluutalkohol hektoliiter, vastavalt 100 hektoliitrit ja 96 hektoliitrit. Kui toodetud piiritus suunatakse viina tootmisesse, siis märgitakse reale 3 kauptootmiseks, jällegi piirituse veerud, hektoliiter ja absoluutalkohol hektoliitri kohta vastavalt 100 hektoliitrit ja 96 absoluutalkohol hektoliitri kohta. Tootmisesse ei pea suunama alati kogu kogust, mis on toodetud. Võib suunata tootmisesse näiteks ka väiksema koguse. Tootmisesse suunatud piiritusest toodetakse viina. Nüüd muu alkoholi veerus, real 3 hektoliiter ja absoluutalkohol hektoliitri kohta märgitakse vastavalt 240 hektoliitrit ja 96 absoluutalkohol hektoliitri kohta. Ja rida 3 maksumärgistatud alkohol lühendan AHL ja see sama kogus, mis rida 3 tootmise veerus muu alkohol, AHL, näiteks 96 AHL. Sellisel juhul, kui tootmise käigus kohe maksumärgistatakse, tuleb see rida täita. Kui tootmise käigus kohe ei maksumärgistata, siis võib hiljem maksumärgistada ja see kogus laoseisu liikumise aruandesse märkida. Ja üks oluline tähelepanek veel, et absoluutalkohol hektoliitri kohta kogus peab olema väiksem hektoliitri kogusest. Mida deklareeritakse perioodilisel aktsiisideklaratsioonil? Deklaratsiooni vormi täitmise korda rahandusministri määrusega kehtestatud. Deklareeritakse kogused, millelt tekib aktsiisi tasumise kohustus. Ja andmed laoseisu liikumise aruande ridadelt. Valdavalt on need 4-5, aruande perioodil aktsiisilaost tarbimisse lastud kogus, näiteks kaup liigub aktsiisilaost kauplusesse või hulgilattu, 5-3 põhjendamata kadu, näiteks inventori käigus tekkinud puudujääk. Muidugi on veel erinevad read, näiteks rida 6-2, muu toodang, aktsiisilaos muuks otstarbeks kasutatud kogus, rida 8-1, aruandeperioodil väljaspool aktsiisiladu vastu võetud kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses ja 8-3, märgitakse alkoholi kogus, veol tekkinud või avastatud kogus, millel on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus. Need viimased read 6-2, 8-1 ja 8-3
Neid esineb väga harva ja kui peaks selline juhus tekkima, siis pöörduge meie poole, aitame teid ja juhendame. Andmed kanduvad perioodilisele aktsiisideklaratsioonile pärast laoseisu liikumise aruande täitmist. Tuleb valida laadi andmed aklast, lisaks laopidaja poolt käsitsi sisestatud andmed. Ja esitamise sammud, kui on kõik eelnevalt täidetud, siis tuleb valida kontrolli. Kui vigu ei ole, kuvatakse teade, deklaratsioonis puuduvad vead, seejärel uuesti vali deklaratsiooni vorm ja esita. Kui süsteem kuvab veateate, siis tuleb vead parandada, valida laadi andmed aklast ja esita aktsiisideklaratsioon uuesti. Lisaks tuleb aktsiisideklaratsioonile veel märkida ka maksumärgi, sellise maksumärgi kogus, mis näiteks villimisel või maksumärgistamisel kaob ära. Sellisel juhul tuleb see märkida ka aktsiisideklaratsioonile ja ühe maksumärgi hind on 9 eurot 1,24 senti ja see leitakse niimoodi, et alkoholi etanoli sisaldus korrutatakse kehtiva aktsiisimääraga. Praegu on kehtiv aktsiisimäär 22,81 ja see tuleb ka atkes paragrahv 46. Millistest muudatustest peab aktsiisilao pidaja maksuhaldurit teavitama? Muutuvad aktsiisilao ruumid või ruumide asukoht, näiteks laiendus, ümberkorraldus, uude kohta kolimine, soetatakse uusi mahuteid või vahetatakse olemasolevaid, lisanduvad uued tooted, näiteks kääritatud joogile lisandub muu alkohol ehk viin, muutub tootmisprotsess, muutub lao arvestus, sealhulgas arvestuskorrasüsteemi muudatus või raamatupidamisprogramm või muu taoline. Et kõikidest nendest muudatusest palume teavitada aktsiisid@mta.ee. Tänan kuulamast!